Tere tulemast tagasi kuulama Murgi podcasti Tähevoog. Mina olen Anni ja minuga koos on siin Hugo. Ja, tere ka minu poolt. Täna räägime me siis õpetajate kogemusest Murgis ja meil on külas loodusaine õpetajad, keemiaõpetaja Hanna ja bioloogiaõpetaja Kristel. Tere! Tere! Võib-olla esimeseks küsimuseks ongi siis see, et milline on teie kogemus siis õppe- ja töökeskkonnaga Murgis? No kokkuvõttes saab öelda, et Murgis on lihtsalt üli tore töötada. Et käin samal ajal nagu magistris ka ja siis iga kord, kui ma tööle tulen, siis mul pigem on selline tunne, et ma tulengi nagu tööle, puhkan, vaatan, mis saab, on ju, saan õpilastega suhelda, saan töötajatega suhelda, et lihtsalt on alati nagu hästi tore ja tööle tulla on nagu hea tunne, et tulen nagu hea tundega tööle. Kui me võtame loodusteaduste sektsiooni, siis meil on hästi humoorikas seltskond kokku sattunud, kellega me viskame nalja, arutleme, nutame kui vaja ja hästi kokku hoidev seltskond. Okei, aga kas see, et te õpetate ainult gümnaasiumile mängib ka mingit rolli või see, et meid on nii palju, et selline suurem kollektiiv, kui ma ei tea, võib-olla mingisuguses muus koolis? Eks ta natuke ikka, sest see klassi suurus on ikka üsna suur, kui meil on 36 õpilast klassis. Selle 70 minuti jooksul kõigini jõuda on üks paras ülesanne, see on tehtav, aga sellega harjub ära lõppkokkuvõttes. Ma ütleks, et meid on palju, aga me oleme ikkagi niivõrd läbi kasvanud koolipere, et seda siin koolis annab tunda, et me oleme üks suur pere ja tundub nagu võimatu missioon kõik nimed pähe õppida, aga samas, kui ma nüüd mõtlen, siis mul enamus õpilaste nimed on ikkagi peas ja ma tean, millega nad tegelevad ja et nad on tuttavad inimesed selles mõttes, et ei jää anonüümseks. Lisaks siis teooriale, et milliseid praktilise õppe võimalused siis Murgis loodusainetes on? Keemia on hästi praktiline aine ja meil on eraldi kursus praktiline keemia, kus me saame kõik katsed läbi teha ja enamgi veel, mis siis õppekava soovitab. Et selle jaoks on aega ja vahendeid, et kui on idee, mingi katse idee, mis ära tahad teha, siis siin koolis kindlasti saab see tehtud. Bioloogia osast ka, et vahendeid on hästi palju võimaldatud. Nüüd tuleb ka praktiline loodus bioloogiasse. Me siis hakkame ka erinevaid vahvaid katseid tegema, et ei jää see praktiline osa kuskile kaugeks. Okei, aga Hanna, kas sa tunned ise ka seda, et tehes siis neid praktilisi ülesandeid, sa nagu näed õpilastelt, et nad saavad rohkem aru või kas see nagu aitab kuidagi mõtestada seda õppimist rohkem kui lihtsalt, ma ei tea, tavaline tuupimine või? See kindlasti aitab. Ma ütleks, et kõige suurem faktor on see, et õpilasel tekib huvi aine vastu, et see aitab nagu tal kaasa mõelda, et mida me seal teoorias teeme, kus see avaldub päriselus ja igasugused ahaa-momendid või lihtsalt ilusad katsed, et muutub värv, et siis ma näen seda nagu loodusteaduste aine vastu seda rõõmu, mis tekib ja ma ütleks, et see on see peamine põhjus, et miks see praktiline osa niivõrd kasulik on, et tekib huvi. Tekib seosed ka. Kui sa teoorias räägid ära, siis see on tekst paberi peal, kui sa lõpuks selle läbi teed, tegelikult sul loovad need seosed, kuidas see töötab, miks see töötab ja kuidas see loodus lõpuks väljendub. Aga kas bioloogias on ka juba mingeid praktilisi mõtteid juba, et mis võiks teha tunnis? On. Üks lahe mõte, mis meil on praegu, on teha fotosünteesi kohta katset, kuidas see toimub siis pimedusstaadiumis, valgusstaadiumis, mis eraldub, mida on vaja selleks, et see hakkab vaikselt kokku minema, kuidas seda teha. Wow, sest et see on ka äge meile kui kellegile, kes me ei ole varem seda teinud tundides. Kindlasti on jah, et see on tegelikult, ma ütleksin praegu pigem siuke haruldane kogemus ja ma ei oodanud ise ka siia kooli tulles, et mul on nagu nii palju mingisuguseid praktilisi tunde, et ja minu puhul kindlasti on see kuidagi see kinnistab üks asi ja ongi, et need seosed, et läbi selle on nagu palju lihtsam tegelikult nagu õppida, et ja mulle meeldibki see,
et praktilises me ei tee nagu mingeid täiesti erinevaid asju, vaid sa teedki nagu neid, mida sa just tunnis vaatasid seega, siis sul ei ole nagu, ei teki mingit nagu lünka ega midagi sellist. Aga siis võib-olla kuidas õpetajatel siis üleüldiselt see kogukond, et kui teil ongi õpetajad, kes on kõik loodusainetes, et te ütlesite, et te naerate, nutate koos ja et teil on ka siis see ainevaldkonna juht, et kuidas see toetab teid teie töös? No Eliis ikka võtab meid kokku, räägime, kõik saavad oma mured, oma rõõmud jagada ära ja siis me hoiame ja toetame ja anname nippe üksteisele edasi veel. No ütleks, et lihtsalt see kogukonna loomine, et see võib tunduda nagu väikse asjana, aga tegelikult see on see, mis sind ikkagi siin hoiab, et sa oled hoitud siin töö juures ja et see, et mis kasu on nagu juhtõpetajast, et see meenub sellega, et kui ma õpiliselt küsisin, et ma olen mentor ka, et mis, kuidas te näete, et kes on mentor teie jaoks ja siis mulle öelda, et see on inimene, kes lihtsalt on nagu minu oma, et on minu jaoks olemas ja sellest juba täiesti piisab, et on keegi, kelle poole pöörduda. Tihtipeale võib-olla ongi just see mõte, et keegi on olemas, et see on nagu annab nii palju seda kindlust nagu endale ka juurde. Ja et kui meil on mentor, et siis ka teil aine valdkonna juht on siis olemas teile, kui teil on vaja teda. Ja muidugi oma kaasõpetajad ka, kellega koos, et mina teiste bioloogidega istun kokku, räägime, kuidas võiks teha, kui teisel on idee, et ma tahaks ka seda kasutada. Muidugi kasutame seda, kui minul on idee, ma pakun talle välja, kasutame seda, et selline aine omavaheline koostöö on ka üli oluline ja ta on ülimõnus tegelikult. Ja, et see lihtsustab õpetajatööd hästi palju, kui sa saad koostööd teha ja materjale jagada. Ja keemikute seas ka, et me nagu nõustame üksteist, et me näeme, et mingi teema on raske, siis me mõtleme ka koos, et kuidas seda nüüd õpilasele selgeks teha, mis meetodeid kasutada, mida keegi on katsetanud, mis toimib, mis mitte. Et see kindlasti nagu professionaalses arengus ka aitab edasi minna, et saad nagu uusi meetodeid ja ideid. Aga on see suhtlus selline igapäevane või on pigem selline harvem või kuidas? No, mina ütleks pigem igapäevane. Iga hetk, kui vähegi näeme. Saab, et siis see suhtlus on pidev, et ei ole nii, et nüüd me peame tegema seda, nüüd me teeme seda ja nüüd me lõpetasime selle, vaid on nagu pidev selline omavaheline suhtlus, omavaheline koostöö. Kas te nagu teetegi plaani järgselt või ala, et kui teil ongi mingisugune plaan, siis ja te suhtlete nii palju omavahel, siis kui palju tekib selliseid, ma ei tea, mingisuguseid uusi ideid või asju, mida õpetada või kuidagi läbi viia või kuidas? Kas nüüd just õpetada? Pigem erinevaid viise, kuidas motiveerida ja kuidas tuua uusi lahedaid mõtteid sinna sisse. Täpselt samamoodi nagu see fotosünteesi katse, et meil tuleb teema fotosüntees, mis me teeme nendega, et see põnev oleks, muidu on lihtsalt räägime sellest glükoosi valemist, aga siis, et aga tegelikult on olemas üks juhend fotosünteesi katse kohta. Vaatame, kas meil on vajalikud materjalid selle jaoks olemas, teeme ära. Proovime õpilastega, see kindlasti neile meeldiks teha midagi ise, näha midagi ise, mõõta midagi ise, et näha, kuidas see tegelikult toimib elus. Ja ma lisaks ka nagu need mingi muud nagu pehmemad, mitte nagu see õppetöö, vaid võib-olla mingi tundsid, et klassis ei läinud nagu see mingi suhtlus nii hästi, sa saad alati nagu seda toetust või üksteisele sellist motiveerivat kõne teha, et muidugi on ju nagu raskemaid aegu, on kergemaid aegu, et kui ongi see raske aeg, sa saadki kellelegi välja öelda, et issand, muidugi nagu ei kerinud üldse tunnis põhimõtteliselt ja saad maha laadida ennast. Ja, et on olemas see toetus ja anda siis teisele võib-olla mingi motivatsioonikõnet, et kuidas nüüd edasi minna või mitte nagu heidutada sellest, et taastuda võib-olla mõnest raskemast hetkest. Meil on väga hea meel, et te tulite ja ma loodame, et te naudite edasi kooli. Aitäh teile! Ja, aitäh! Aitäh!